Terry Pratchett, Kübarad täis taevast. Tiffany on Kriigimaalt pärit 11-aastane tüdruk, aga ta on ka mägede moor. Kuulsa vanaema Hatchingu lapselaps ja nõid, või vähemalt saab selleks. Praegu on Tiffanyl aga muid muresid, sest teda on jälitamas miski igivana ja kohutav. Salapärane jeekim, kes otsib ülevõtmiseks sobivat keha. Nüüd peab Tiffany vastu hakkama ning õppima emand Vetervaksi ja hämmastava Braille'i leveli abiga kiiresti päris nõiaks. Kui te peaksite kujutlema peanõida, siis ei kujutleks te emand Vetervaksi. Te võite kujutleda proua Jarvigi, kes libises üle põranda nagu ratastel ning kandis kleiti, mis oli sama must nagu sügavas keldris valitsev pimedus, kuid emand Vetervaks oli kõigest vana, kortsulis näoga ja karedate kätega naine, kelle kleit oli must nagu öö, mis pole kunagi nii must, nagu inimesed arvavad. See oli lisaks tolmune ja servast natuke räbaldunud. Teisest küljest mõtlesid ta järelmõtted, sa viisid kunagi vanaema Hatchingule portselanist karjapiiga. Kas mäletad? Sellise sinivalge kirju ja sädeleva. Tema esmamõtted mõtlesid. Noh jah, aga ma olin siis veel palju noorem. Tema järelmõtted mõtlesid, jah, aga kumb neist oli tõeline karjapiiga? Kas see sädelev, puhta kleidi ja pannaldega kingadega Braille'i või vana naine, kes kõmpis läbi lume õlgi täis saabastega ning selga tõmmatud kotiga? Ja sel hetkel emand Vetervaks komistas. Ta ajas end väga kiiresti sirgu. Sel teel on ohtlikult lahtised kivid, ütles ta. Vaata ette, Tiffany vaatas allapoole. Seal polnud kuigi palju kive ja ka need ei paistnud eriti ohtlike või lahtistena. Kui vana oli emand Vetervaks? Veel üks küsimus, mille ta oleks hea meelega esitamata jätnud. Emand Vetervaks oli kõhn ja kondine, just nagu vanaema Hatching, ehk selline inimene, kes aina rühib ja rühib, kuid ühel päeval rühkis vanaema Hatching oma voodisse ja ei tõusnudki sealt enam. Päike oli loojumas. Tiffany tajus jeekimit samamoodi nagu inimesed tajuvad, kui neid vaadatakse. See peitis end endiselt metsaviirus, mis Sallina mägesid kallistas. Nõid jäi lõpuks seisma kohas, kus rohust tõusid suured sambataolised kivimoodustised. Ta istus maha ja toetas selja vastu üht neist kivirahnudest. Sellest peab piisama, ütles ta. Varsti läheb pimedaks ja nende lahtiste kivide peal võib veel jalanikastada. Nende ümber seisid tohutud majasuurused kivirahnud, mis olid möödunud aegadel mägedest alla veerenud. Üsna nende lähedal algas mäetippude kivine pind, kaljusein, mis rippus Tiffany kohal justkui tardunud laine. See oli hüljatud paik. Iga heli leidis endale kaja. Ta istus emand Vetervaksi kõrvale maha ja avas koti, mille Braille'i level oli neile tee peale kaasa pakkinud. Tiffany polnud küll seda sorti asjades eriti kogenud, kuid muinasjuturaamatu järgi võeti üldjuhul seiklustele kõhutäiteks kaasa leiba ja juustu. Kõva juustu kusjuures. Braille'i level oli teinud neile hapukurkidega singi võileibu ning oli lisanud ka salvrätid. Seda oli üsna imelik mõelda. Me üritame leida viisi, kuidas tappa kohutavat olendit, aga vähemalt ei kata meid toiduraasukesed. Pakis oli ka pudeli täis külma teed ja kott küpsiseid. Braille'i level tundis emand Vetervaksi. Kas me ei peaks lõhket tegema? Pakkus Tiffany. Miks? Tulepuid saab ainult metsapiirilt, mis jäi meist kaugele maha ja 20 minuti pärast tõuseb ilus poolkuu. Sinu sõber hoiab meist eemale ja miski muu meid siin üleval ei ründa. Olete te kindel? Oma mägedes jalutan ma täiesti ohutult, kostis emand Vetervaks. Aga kas seal ei ole mitte trollid ja hundid ja muud säärased? Oh jah, hordidena. Ja nad ei proovi teid rünnata, enam mitte, kostis rahul olev hääl pimedusest. Palun ulata mulle küpsiseid. Palun. Kas te hapukurki soovite? Hapukurk annab mulle hirmsa kõhutuule. Sellisel juhul
Oh, ega ma neid tagasi ei lükanud, ütles emand Vetervaksi 2 suurt hapukurki võttes. Oh, vahva, mõtles Tiffany. Emand Vetervaks haigutas, mässis end tihedamalt teki sisse, tegi end kalju peal mugavamasse asendisse, sättides paar ma häält ning mõne aja pärast ta hingamine valjenes. Tiffany ootas oma teki sees keset vaikust, kuni taevasse tõusis kuu. Ta oli oodanud, et see teeb olukorra paremaks, aga ei teinud. Enne oli tema ümber vaid pimedus. Nüüd olid seal varjud. Tema kõrvalt kostis norskamist. See oli üks neid selgeid, kõlavaid norskamisi, mis kostis nagu lõuendikärin. Juhtus vaikus. See tuli hõbedastel tiibadel läbi öö, hääletult nagu langev sulg, vaikus, mis oli võtnud linnu kuju ja mis maandus nende lähedale kaljule. See pööras pead ja vaatas Tiffanyle otsa. Selles pilgus oli midagi enamat kui lihtne linnu uudishimu. Vana naine norsatas uuesti. Tiffany sirutas käe, pilk endiselt öökullil ja raputas teda õrnalt. Kui see tulemust ei andnud, siis raputas ta teda kõvasti. Kõlas hääl, nagu oleks 3 põrsast kokku põrganud. Emand Vetervaks avas silma ning ütles: Nii. Meid vaatab öökull. See on siinsamas. Järsku öökull pilgutas silmi, märkas justkui üllatunult Tiffanyt, ajas tiivad laiali ning libises ühe. Emand Vetervaks pani käe ümber kõri, kõhis paar korda ja ütles siis kähedalt: Laps, muidugi see oli öökull. Mul kulus 10 minutit, et see nii lähedale meelitada. Nüüd ole tasa. Kui ma uuesti alustan, muidu pean ma nahkhiirega leppima ja kui ma kas või üürike aeg nahkhiire peal väljas käin, siis hakkan ma mõtlema, et näen oma kõrvadega ja see pole ühele sündsale naisele sugugi sobilik. Aga te norskasite. Ma ei norsanud. Ma lihtsalt tukkusin kergelt, samal ajal kui ma öökulli lähemale ahvatlesin. Kui see poleks mind raputanud ja seda minema hirmutanud, siis oleksin ma praegu üleval taevas ja näeksin tervet Nõmme. Ei valluta teda teadvuse, küsis Tiffany ärevalt. Ei, ma pole mingi jeekim. Ma lihtsalt laenan talt küüte, lihtsalt mügin teda aeg-ajalt. Ta isegi ei tea, et ma seal olen. Aga nüüd puhka. Aga kui jeekim? Kui see meile lähedale tuleb, siis ütlen mina sulle. Sisistas emand Vetervaks ja heitis uuesti selili. Siis tõusis ta pea veel korra. Ja ma ei norska, lisas ta. Poole minuti pärast hakkas ta uuesti norskama. Mõned minutid hiljem tuli öökull tagasi, kuid see võis olla ka mõni teine öökull. See liugles samale rahvale. Istus seal mõnda aega ja lendas siis minema. Nõid lõpetas norskamise. Ta lõpetas ka hingamise. Tiffany nõjatus talle lähemale ja pani lõpuks kõrva vastu ta kõhna rinda, et kuulda, kas tema süda tuksub. Ta enda süda oleks nagu rusikas kokku muserdatud, tänu päevale, mil ta leidis karjase hütist vanaema Atšingu. Ta lebas rahulikult kitsal raudvoodil, kuid Tiffany teadis juba uksest sisse astudes, et midagi on valesti. Põmm. Tiffany luges 3. Põmm. Noh, see oli siiski tukse. Emand Vetervaksi kangestunud käsi liikus väga aeglaselt nagu kasvav rohigas. See libises jäälustiku aeglusega taskusse ning väljus sealt uuesti suure papitükiga, mille peale oli kirjutatud: Ma pole surnud. Tiffany otsustas mitte vastu vaielda, aga ta tõmbas teki vana naise peal kõrgemale ja mässis end oma teki sisse.